Nii, kui meil on tegemist küüruga, siis on vaja seal kindlasti treenida lihasid, teha veinitusharjutusi, mis aitavad selle seisundit stabiliseerida, et vähemalt ei süveneks. Võib-olla on vaja ka manuaalterapeudi, kiropraktiku abi, ekstreemsematel juhtudel võivad olla ka kirurgilised sekkumised, kuid üks hea harjutus, mis võib teinekord seda seisundit leevendada või aidata seda küüru mingil määral vähendada. Kui küüru keskpunkt on näiteks selle koha peal, ta võib olla olenevalt inimese harjumustest natukene, ütleme siis erinevates kohtades, tuleb see õige koht siis üles leida. Võtate rätiku, keerate ta rulli. Algul võiks proovida seda väiksema rulliga ja siis juba vastavalt olukorrale natuke seda rulli suuremaks tees või vähemaks. Panete selle küüru maksimum tippu ja lasete nüüd inimesel pikali. Või. Kuidas on, Peeter, tunned, et on midagi seal selja all? Tunnen, aga mitte tugevalt. Mitte tugevalt, ei ole ebamugavust. Oluline on siin rõhk. Ei tohi olla ebamugavust. Inimene tunnetab seda rulli. Nüüd ta lamab selle peal. Lihtne, laiskade inimest harjutas nii-öelda. Esimene õhtu 15 minutit. Iga järgnev õhtu ta paneb minuti juurde. Pikendab aega. Ehk siis, kui täna teeks 15 minutit õhtul enne magamaminekut, siis homme 16, ülehomme 17 minutit. Nii kuni 30 minutini. Siis, see on umbes 2 nädalat. Teeb 2 nädalat pausi. 2 nädala möödudes alustab jälle uuesti 15 minutist, lisades minuti kaupa pikkust juurde. Kindlasti mina soovitan panna ka omal äratuskella, et mitte magama jääda, sest kui me üle stimuleerime, siis võib tekkida hoopis põletikuline protsess. Et mis selle harjutuse mõte on? Luu struktuuri me kohe momentaalselt muuta ei saa. Kui ma praegu hakkaks seda kätt niimoodi käiks prõks ja võib-olla lahtine luumurd. Aga kui ma panen siia samamoodi mingisuguse, ütleme, rakise külge painde alla, iga päevaga me lisame sinna kas poole millimeetri kaupa koormust, võib piltlikult öeldes siia saada sukse rõngakujulise luustruktuuri. Et loomulikult sükst asja me ei hakka keegi tegema, aga selgrool, et saavutada nii-öelda küüru vähenemist või vähemalt mitte süvenemist, siis sellise harjutusega on võimalik päris hästi seda situatsiooni parandada. Rääkisime küürust, tuleme nüüd selle juurde, et võib olla ka vastupidi selgroo liigne, näiteks lamenemine nimme piirkonnas, mis võib tekitada ka probleeme. Sellisel juhul meil tuleks mõjutada seda nimme lordoosi ehk siis seda kaart natukene süvendada. Selle jaoks, ole hea Peeter, tule jälle istuda. Paneme siia alaseljas mitte vaagnaluude juurde, aga just siin alaselja piirkonnas mingisuguse rulli. Peeter heidab siia pikali. Kuidas sa, Peeter, tunned? On alaselg praegu nagu toestatud ja surub seda natuke siia üles? On küll. Ja. Kas on liigselt? Võiks see rull väiksem olla? Ma arvan, see on paras, aga see on individuaalne. Ja, et siin juba lähtuvalt inimese seisundist, kui on seal mingid tõsisemad probleemid, siis kindlasti tuleks terapeudiga, manuaalteraapias, kiropraktikas või füsioteraapias ennem konsulteerida või arstiga. Aga jälle, kui see rull on leitud see sobiv koht, siis esimene õhtu 15 minutit, järgneval õhtul 16, iga päev panete minuti juurde ja jõuate jälle 30 minutini, siis 8 nädalaks paus ja alustate uuesti. Ja see rull peab olema siis sellise suurusega, et inimene tunneb teda, kuid ei tekita ebamugavust. Ja ärge unustage panna äratuskelle üle ei stimuleeriks. Vahest, nagu siin sain juba mainitud, võib olla nimme lordoos liigselt lamenenud. Sellisel juhul oli meil seliliharjutus. Kui aga vastupidi on nimme nõgusus lordoos liialt süvenenud, siis on võimalik samamoodi mingisuguse rulliga stimuleerida selle nii-öelda natuke lavendamist või soodustamist. Ole hea, Peeter, tõsta oma puusad üles. Paneme siia kõhu alla, heidad pikali. Nii, ja hetkel stimuleerib alaselja natuke rohkem lavendamist. Jälle alustate 15 minutist. Ei tohi tekitada ebamugavust. Kui tunnete, et tekitab kõhus mingit
valulikkust, pingeid hoopis, siis muidugi mitte teha, see kehtib kõigi harjutuste kohta. Aga nii 15 minutit, iga õhtu minuti juurde, jõuate 30 minutini, 2-nädalane paus ja uuesti. Ja nii võib neid harjutusi sooritada pool aastat, aasta, aga vahepeal teha ka pause, konsulteerida terapeutidega. Harjutust on võimalik kasutada ka skolioosi puhul. Muidugi kõik oleneb, kui sügavale kaugele see skolioos on arenenud. Aga kui meil oleks selgroo kõverdumine siia paremale poole trinkeri osas, siis läheks see rull siia alla. Ma leiadest lähen talle üles. Heidad see pikali. Nüüd jälle esimene õhtu 15 minutit, rulli suurus enesetunde järgi. Ta ei tohi ebamugavust tekitada, aga peate tundma. Ta aitab suruda seda selgroo külgsuunalist kõverdust oma õigemasse asendisse. Alustate 15 minutist, iga päev minut juurde, jõuate 30 minutini, siis 2 nädalat pausi ja jälle uuesti. Aga kuna see selgroo kõverdumine on tavaliselt skolioosi puhul S-kujuline, siis kui siin oli vasakus suunas, siis järelikult meil nimme piirkonnas on tavaliselt siis siia paremale poole toimunud kõverdumine, siis tuleks nii-öelda vahelduda, et näiteks siis kui on paus ülaseljale, teha alaseljale stimulatsiooni või isegi kui on aega, siis ühe õhtul mõlemad stimuleerida. Peeter, ole hea, keera ennast teisele küljele, näoga siia poole. Ja nüüd peaks jääma see rull siis siia vaagna ja roiete siia vahepealsesse ossa ehk suruma siit, kui meil on kõverdus selgroos sinna allapoole, siis ta aitab stimuleerida selle üles surumist. Ehk siis parandab jälle tasapisi seda luu struktuuri. Aga see on väga pikaajaline protsess, 1-2 korraga ei juhtu midagi. Aga kui aasta sa neid harjutusi teha, pluss siis lihaste treeningud, muud terapeutilised sekkumised võib saavutada päris häid tulemusi. Skolioosi puhul võime me saavutada samamoodi rulliga harjutusi tehes häid tulemusi, et kui siin on kujuteldavalt vasakule poole selgroo kõverdumine, siis samal ajal allpool on paremale kõverdus. Nüüd kui me tahame mõjutada seda rinkere piirkonda, et see selgroo kõverdus läheks rohkem otsaks, siis rulliga harjutuse korral, kui patsient läheb lamama, tuleks panna siis siia rinkere alla. Suurus, kõrgus vastavalt siis enesetundele, et ta ei tohi tekitada ebamugavust, aga ta tundma. 15 minutit esimesel õhtul, iga päev minut juurde, õhtut enne magamaminekut siis, kuni jõuate 30 minutini ja siis 2 nädalat pausi. Alaseljas samal ajal on tavaliselt siis teisele poole kõverdus, ehk siis antud näite puhul oleks siis paremale poole kõverdus, on meil vaja ka seda stimuleerida. Võib näiteks, kui teete ülaseljale harjutusi 15 päeva, siis järgmisel võite alaseljale teha või kui on vähemalt ajaliselt võimalust, võiks neid teha samal ajal, et ütleme siis kõigepealt stimuleerite ülemist poolt ja siis näiteks alumist poolt. Ja kui on nüüd siia paremale kõverdus, siis läheb see rull siia roiete ja vaagna nii-öelda koha piirkonda. Nüüd jälle alustate 15 minutist, ei tohi tekitada ebamugavust, kuid te peate tundma seda rulli. Aitab seda kõverdust jälle sirgemaks suruda. 15 minutit alustate, iga päev minut juurde ja nii kuni 30 minutini, 2 nädalat pausi ja võib anda päris häid tulemusi.